oli selline sõit, et väga võimalust ei olnudki eest ära sõita, et esimesed 6-8 kilomeetrit oli väga mõnus hädahoog üleval, ma arvan, et me saimegi 10-15 liikmelise pundiga väikse vahe sisse ja siis keerisime poolmaratoni rajaga lahku. Järsku tekkis 20 centimeetrit värsket lund ja ega seal keegi ees ei tahagi väga tööd teha, sest seal ees kulutab nii palju ja siis me viiekesi, ma arvan, vahetuste kaupa vedasime selle 25 kilomeetrit värskes lumes ja siis kui uuesti poolmaratoni raja kokku tulime 10 kilti lõpuni, siis läks nii-öelda võidusõiduks alles tegelikult. Kes siis kõige suuremat sahatööd tegi, kui see saladus ei ole? Ei, see ei ole ikka saladus, et tublid poisid, kes ees olid nõus vedama, et minu tiimist Uku vedas, siis suusasemudest Juursalu, Ukraina poiss, et seal oli neid inimesi, et ei olnud see, et kui keegi ees ütles, et tahan vahetust, siis keegi ikka läks, et selles mõttes oli väga meeldiv sõita, et ei olnud sellist, et keegi ei taha vedada. No finišis oli teil 20-meetrised vahed sees, et tegelikult ikkagi otsustasite enne lõpujoont ära, et kus maal siis asjaks läks? Eks ta läks, ma arvan, circa 3 kilomeetrit enne lõppu, kui ukrainlane pani esimese tõmbetõusu peal, siis vaatasin, et okei, et ma proovin ka ühe nii-öelda ülemineku tõusust siis laskumisse või sinedale minna ja siis saingi väikse vahe sisse ja ma arvan, et circa 2,5 kilti oli niimoodi üksi sellise väikse vahega ees. Ja kannatasid kenasti ära? Ja ilusti kannatasin ära, et selles mõttes ei olnud seda hetke ei olnud, et nüüd kangeks poob või hoog alla läheb, et oleks tagant tere tulnud, siis oleks suutnud veel juurde panna. Igal juhul palju õnne ja edu jätkul hooajal. Ja, tänud. Merilin Jürisel, palju õnne täna kiirem naine Alutaguse maratonil. Kuidas siis oli? Aitäh kõigepealt. Raske oli, aga ma tundsin hästi, kuigi ma tegelikult kahtlesin üldse, kas ma täna stardin, siis ma olin vahepeal haige ja esmaspäeval ma ei olnud üldse kindel, et ma täna stardin, aga läks nii. Võib-olla see haigus andis väikse puhkepäeva ja natuke rammu juurde? Ja võib-olla tõesti oli vaja neid lisapuhkepäevi ja andis teise hingamise ja mulle sobis. Kuidas siis tänane see värske lumi oli, et kuuldavasti oli rajal ikkagi paarkümmend senti vahepeal värsket lund peale, et oli hull ka? Ja oli päris raske, et mingi hetk tõesti me jõudsime peagrupile järgi ja oligi lihtsalt teineteise taga ja ühes reas, sest polnud kuhugi minna ja sügav lumi oli, aga ei, väga äge ikkagist. Aga andsid mehed sulle siis vahepeal sellist lumesaha rolli ka või said ikkagi loota tugevate meestele? Ise pidin ka vahepeal tööd tegema, aga eks nad mind ka aitasid ja ei, väga mõnus oli. Igal juhul palju õnne sulle, Merilin, ja jõudu jaksu! Aitäh!